Tootsi pulm, pildikesi lähemast minevikust. Esimene. Hilissügise tuul vingub uulitsail, keerutab tolmu ja paberilipakaid õhus, raputab kaupluste silte ning vihiseb telefonid raatides. Raaguspuudel lipneb mõni koltunud leeke. Siis langevad needki kõvemalt tuulepuhangul alla, keerlevad mõne aja tolmu ja prahi sees, et siis kuskil aianurgas lõplikult hävida. Külmaga harjumata inimesed tõmbavad pead õlanukkide vahele, kisuvad endi küüru ning sammuvad nii ruttu kui vähegi võimalik, aeg-ajalt tuulest vesiseks läinud silmi pühkides. Sinised ja punased ninad vahivad palitu või kasuka krae vahelt abitult välja, otse kui küsides, millal tuleb siis õieti lumi, millal vaikib see lõikav tuul. Kuid lumi ei tõtta nii väga oma tulekuga. Ei rauge ka külm põhjatuul, mõnel hommikul keerlevad küll õhus valged harvad kübemed, aga need pole veel oodatud külalised, need on justkui väikesed teravad nõelad, mis tuul teekäija näole paiskab. Lesta elab suvest saadik üksi Arno Tali korteris. Sõber on jäljetult kadunud, ei kirja ega ühtki teadet ole Tali seni saatnud. Paunverest olevat ta ühel suvisel päeval ära läinud, öeldes, et sõidab linna ja hakkab tööle, kuid linnas pole teda keegi tuttavaist näinud. Tema praegust elukohta ei tea keegi, isegi saare omad mitte. Lesta elab üksi sõbra vaiksetes tubades, püüab aeg-ajalt midagi kirjutada, kuid töö ei edene. Pikkadel sügisõhtutel langeb ta pilk tihti Tali raamatuile, asjadele, mis siinsamas tema ees laual, ja siis hakkavad noormehe mõtted eksima. Otsima kadunud sõpra, siis toetab ta pea kätenajale, vahib pärani silmil enese ette, püüdes mõista, mis tähendab see imelik kadumine ja veel imelik on vaikimine. Temale, vähemalt temalegi võiks ta kirjutada mõne sõna, öelda, et ta on veel elus. Aga päev läheb päeva järel, aasta hakkab lõpule jõudma, kuid Arno vaikib. Võib-olla polegi teda enam elavate kirjas. Laual on lahtine raamat. Selle on Tali ära minnes nii jätnud. Lesta ei puuduta seda raamatut, ei liiguta ka ühtki teist asja peremehe tulekuni. Peremees aga on läinud kodunt otse kui lühikesele jalutuskäigule tunniks või teiseks, ilma et oleks teinud vähemaltki korraldust oma asjade, oma korteri kohta. Sample complete. Ready to continue?